Järgnevalt räägime juhtslaidist ja kuidas on võimalik juhtslaidi vaates lisada erinevaid graafilisi objekte, kuidas on võimalik lisada üheaegselt kõikide slaidide jalusesse mingid tekste ja samuti vaatame, kuidas rakendada automaatnumeratsiooni ja näiteks siis ka automaatkuupäeva lisamise funktsiooni. Sellist kuupäeva just, mis ise uueneb. Alustame sellest, et vaatame, kuidas on võimalik juhtslaidi vaates lisada erinevaid graafikaobjekte. Ehk siis esimese sammuna me peaksime, kui me ei ole juhtslaidi vaates, ehk siis meil on normaalvaade, minema juhtslaidi vaatesse. Kuidas ma aru saan, et meil on normaalvaade? Vaadake selle järgi, et esiteks ma näen siin vasakul ja siin ka töövaates sisuslaidi. Ehk siis seesama sisu, mille ma olen siia trükkinud, lisanud, on nähtav. Nüüd juhtslaidi vaate leiame siis vaade menüüst ja siit valime juhteksemplar ja juhtslaid. Ja kohe näete, et juhtslaidi vaates näidatakse teile siis selle slaidi peal hoopis neid asetsusi, et kus mis asub, tekstid, kus asub päis, kus asub jalus ja nii edasi. Ja selles vaates te ei näe seda enda lisatud tekste. Nüüd selleks, et juhtslaidi vaates lisada objekti, mingit graafikaobjekti, on mitu võimalust, olenevalt sellest, millist graafikaobjekti te tahate lisada. Näiteks ma võtan lisamine menüüst sellise valiku nagu pilt ja failist. Ja jälgige, et seesama nupp on iseenesest ka siin all tööriista riba peal olemas, joonistamise tööriista riba peal. Võin ka siit valida. Ja nüüd siis valin ühe pildi, näiteks selle koala, topeltklõps pildi peale. Ja nüüd, kui see pilt on lisatud, teen ta väikseks ja panen näiteks siia üles paremasse nurka. Ja vaadake, mis on nüüd siis tulemus, et kui ma juhtslaidi vaate sulgen, kas nüüd siis siit nupust või vaade menüüst võtan tavalise jälle normaalvaate, siis nüüd te näete, et igal slaidil on automaatselt üleval paremas nurgas see minu poolt lisatud pilt. Samamoodi ma lähen veel kord juhtslaidi vaatesse. Juhul, kui ma näiteks soovin mõnda joonistatud objekti lisada. Joonistamise tööriista riba on mul siin all ja soovin näiteks lisada tähekest. Valin siit sobiva tähekese tüübi, joonistan ta siia slaidi peale ja panen just sinna kohta, kus ma tahan, et ta igale slaidile ilmuks. Näiteks alla vasakusse nurka. Ja nüüd, kui ma selle juhtslaidi vaate jällegi sulgen, näete, et igal slaidil on all vasakus nurgas see täheke. Nüüd juhteksemplari vaates, juhtslaidi vaates lisatud graafilisi objekte ei ole võimalik eemaldada tavavaates. Ja need on vaikimisi igal slaidil, ka nendel slaidil näete, mis me uue lisame, on vaikimisi juba need pildid paigas. Ja kui ma tahan nüüd neid eemaldada, siis selle jaoks jällegi lähen juhtslaidi vaatesse. Ja nüüd, kui juhtslaidi vaade on aktiivne, siis siin käib nende graafiliste objektide, piltide, joonistuste kustutamine, samamoodi nagu ka tavalise slaidi pealt, ehk siis punkt 1 märgistan ühe klõpsuga ära ja punkt 2 klaviatuuri pealt vajutan delete klahvi. Samamoodi näete see tähekene, klõps peale, delete. Ja nüüd, kui ma neid enam siin juhtslaidi peal ei näe, panen selle vaate kinni, siis on ka näha, et esitlusest on nad kõikide slaidide pealt kadunud.